Ja tere head fännid, fanatikud ja kõik Discordi sõbrad, tere tulemast vaatama mu järgmist videot. Minu nimi on Roger ja seekord vaatame üle siis, kuidas mul Palivere nädalamängul läks. Mängime sinist, natuke mugandatud layouti, kus kohe on ka tegelikult karika etapp. Esimene rada on meil pikk rada, paremal ääres jookseb OB. Tegin elu ilmusame drive'i, 210 meetrit on muidu rada, aga nagu te näete, just sel hetkel, kui ma viskama hakkan, kukkus kahjuks statiiv ümber, aga siit on ikkagi enamasti näpistatud, nii et mul jäi zooniga ainult väike põks läheneda. Drive'isin ma rivega ja siin paremal ääres selle putka lähedal on tegelikult OB-joon. Teine rada on meil 170 meetrit ja mäest üles, nii et see teeb selle korralikult keerulisemaks. Kindlasti on oluline siin jääda kahe OB vahele, mida ma siin ei teinud, vaid ma viskasin täpselt OB dokkide ja aia vahele. Nii et siit tuleb kahjuks kolmandat visati järgmisena teha. Ja see tõus on päris metsik, nii et minnes liiga suure jõuga keerasin ma siin ka selle kette üle. Ja kuna see oli juba kolmas vise, siis siin ma lähenen neljandat ja tuleb siit esimene Bogi võtta, see mängis ka kõige raskema rajana tol päeval. Aga see tõus on tõesti metsik, nii et sellega tuleb arvestada. Kolmas on meil ka par 465 meetrit, tegelikult üks lihtsamaid radasid, olen lihtsalt fairway peal. Ja siin lihasmälust ma viskasin vana asetuse juurde, kus korv muidu oli, lõppu hästi ei näinud, aga tegi see Crave oma täislennu ära, kust on tegelikult lihtne lähenemine, aga see põõsas veidi segas ja vaadake, kui täpne ma olen. Poink. Ja kenasti zone vastu posti. Tegelikult oli puti kaugus okei, aga no ei tahtnud seda birdit, ei ole minul seda Mauri putti. Aga järgmisena on päeva kõige lihtsam rada, par 378 meetrit, korva vasakul pool ja mina ei oska ketast kinni hoida, mis tähendab, et läksin par mängima. Muidu viska mingi poolstabiilne ketas sinna otse välja ja lase tal tööd teha. Siin on oluline, et võib-olla pikaks ei viskaks, sest et kohe järgmine tiiala on seal kõrval. Siit on lihtsalt kerge lähenemine ja tõssin oma 3 sisse. Aga võt nüüd järgmine rada 96 meetrit par 3 ja tegelikult on võrdlemisi lihtne rada, aga see nõlv natukene võib mõjutada su kette valikut. Ma viskasin pikaks, mis on vähemasti safe, sest muidu nagu siit vaadates vasakul pool, muidu raja paremal pool on OB, kuhu sa ei taha sattuda. Aga siit steput peaaegu sisse, kõidistas kette, aga siiski tuleb järjekordselt ühe parriga siin leppida. Siin järgmisena on taaskord üks par 3 ja 90 meetrit. Otse üles läksin oma Crave'iga, aga üllatavalt tavaliselt seda ei juhtu, ma viskasin pikaks sellel rajal siit üles mäge. Siin me arutasime, kas ta on ringist sees või väljas, siit tundub, et ta on mingi 6 peal, tegelikult oli natuke kaugemal, ütleme 10,5 ja esimene asjalikum õnnestumine peale esimest rada ka. Siin on nüüd selline rada, mis vajab sukest tagantki üle minevat. Mehed mängivad eeskätt ka otse puude vahele ja lõpus feidib, aga pitlikult mingi selline sirge ketas, mille sa natukene annukas võib-olla välja surud ja siis lased tal tagasi feidida. Mina kandsin sellele Crave'ile peale ja see jäigi sinna paremale äärde minema, nagu siin näha, ta tagasi enam ei tulnud, mis tõttu ma lõpetasin selles põõsas ja jäi jälle siuke 15-17 meetrit kaugust, kus step-put täna ei toimi. See oli muidugi siuke pusukas ka, et polegi midagi oodata. Aga siin on vahepeal üks par 358 meetrit, mine kuidas tahad, ma läksin range'iga ja andsin liiga palju annukat sellele, sest see on tegelikult lahja ketas ja jäin veidi liiga vasakule. Ja kui siin kohe näete ka, miks ma hardputti ei taha puttida, sest see läheb mul käest välja nagu liblikas. No igaks üks väike replay ka siit teile, et kui see mu käest välja läheb, siis no see läheb tõesti veidikene loperguselt sinna teele. Aga järgmisena on meil par 395 meetrit, mingi stabiilsem midar või fairway pane otse välja, mitte ära keera seda üle nagu mina. Ja ta peab feidima ikkagi võrdlemisi sisse, siin te nüüd näete, korvi on õrnalt näha seal, et ta peab
oma lennu lõpus ikkagi vasakule ära feidima. Tüüpiline viga on siin visata pikaks või ketal mitte lasta feidida. Aga siit on järjekordselt üks parri mängimine. Aga siin ma nüüd järgmist drive'i kahjuks unustasin filmida. See on 99 meetrit par 3 ja tahab üle minevat. Või siis head fore. Siin keskel on üks puu, millest sa tahad tegelikult vasakult poolt mööda minna. See on üsna spetsiifiline vise. Ja siin ma olin nii tubli, et ma otsustasin kaugeks jätta selle lähenemise ja nagu minu hardboot nagu ta on. Eks ole, seda ei tahaks kõige suuremale vaenlasele ka pakkuda. Nii et siit üks Bogey veel otsa täiesti asjatult. Aga oleme jõudnud 11. rajale, par 3, 83 meetrit. Puul ütles, et näite ketas ka. See on siis kui minu puttimisputter. Tegelikult ma tahan flatilt välja panna ja ma tean, see lõpus läheb. Aga no nüüd ma otsustasin, et võiks gripblocki teha. Lähenemist, mida ma ei filminud taaskord, jõudsin siia. Aga minu puttimine on selline, kuidas jumal juhatab. Nii et siit taaskord üks Bogey ja sellepärast ma harrastaja olengi. Aga nüüd meil on mõned rajamuudatused tulnud. Kes varem on mänginud, siis seda rada sellisel kujul ei ole olnud. See on nüüd saare rada. Ja kui sa juhuslikult saarele ei viska, saar on tegelikult väga suur, ära muretse. Saad igat pidi peale, siin on lihtsalt võsa niidetud ja muidu on liiga lihtne. Siis dropper on otse seal metsas 11 meetri peal. Ja kui sa dropperist paned jahedaks mööda ja siis viskad ringist välja, siis mängib hasardina edasi. Nii et sa võid siit väga suure pahanduse endale teha, kuigi ma arvan, et see on üsna väike tõenäosus, et sa sinna ringi sisse ei viska. Kui siis võib-olla tõesti väga-väga suure tuule korral. Ja nüüd järgmine rada samamoodi sai väga palju põnevat vastukaja kohalike poolt. Siia me tekitasime nüüd sellise kunstliku jõe. Ja see jõgi on siis umbes 90 ja 110 meetri peal. Ja eks sa ise otsustad, kas sa lähed üle viskama, valged tokid paistavad, või ei lähe. Ma näitan teile lihtsamad teed. Putteriga viska otse, lase sel putteril täpselt enne jõge ära feidida, see jõgi on muidu hasard, ja siis sealt mine viskama korvi alla, mis on circa 90 meetrit viset. Aga kuna siin on liiga lihtne, eks ole, et pane haiser välja ja las feidib, siis mida mina teen, feedbackiga kõmm sirgelt välja, liiga paremale see nii palju ei feidi ja jäin sinna 11-12 meetri peale. Et siin ma näitan teile, kuidas parri mängitakse seal rajal. Niimoodi, et viskad enne jõge, siis lähened 10 peale, siis paned puti mööda ja ongi parr käes. Siin nüüd järgmine rada mängib mäest alla 102 meetrit. Ja seda võtt ei tohi teha, ära viska korvi peale, sest et kohe see nõlv hakkab mängima ja oled liiga palju vasakul, kus sa olla ei taha. Jälle üks C2 putt, mida ma täna sain või tol päeval palju harjutada ja nendest rohkem me igaks juhuks ei räägi. Läheme siit järgmise raja juurde edasi. 68 meetrit siin näed, kuidas muidu mängitakse. Forega üle OB liini, vasakus ääres on OB, taga on ka OB, korvi ümber. Aga see on mu lemmikrada. Siin ma olen tildiga. Siin on abadi. Ja nüüd ta küll lõppu vist hästi ei jää. Aga see tuleb sutsti sinna korvi kõrvale maha ja jääb üle ainult sisse tõsta. Enamasti minnakse tõesti forega siin vasakust liinist. Aga siis on meil juba järjekorras 16 rada, par 3 ja 86 meetrit. Paremas ääres OB ja üllatavalt oma passiga tabasin ma liini ja see ketas on korvi all. Sisse tõstmise vaev, siit tuleb juba teine pördi järjest, siin vahepeal ma näitan teile, kuidas peaks arkis puttima. Christopher tegi mulle pähe isegi, nii et tervitused sulle, Christopher. Ja 17. on tõstetud natuke pikemaks, kes teist varem on käinud Poliveres mängimas. Ta ei ole kohe nende vasakul olevate 3 puu juures, vaid ta on natuke edasi tõstetud. Mängib taguri üle minevat, aga mitte taguri rollerit, nagu mina viskama läksin. Nii et siit on see läheb kuskile metsa. Ja järgmises kaadris nüüd näetegi, kuidas ma saan taaskord kuskilt C2-st metsast proovida visata. Sinna taha jäi kogu skoor, võib öelda, et kõik proovid olid C2-st. No lubas, aga mitte päris.
Ja viimane, üks riukalik saarerada, paar 360 meetrit. See saar on natuke ebakorrapärane, ei ole täpne ring. Ja see on niivõrd lühike rada, et sa võtad jõudu nii palju maha, ma läksin veel viskasin liiga paremale, aga siis tuli meelde, et ketas on lahja, õnneks läks üle ja vedas. Jäin täpselt pullika äärde ja siit on lihtsalt vaja üks pöördi sisse võtta. Ja niimoodi mängid sa -4. Nii et kui sa tuled mängima edekeli harrastajate etappi Poliverre, siis no EMA2 tahab visata vähemalt -7. EMA3 tahab sinna kuskile -1 ja -4 vahele ilmselt visata. Nii et aitäh vaatamast. Pane subscribe, pane like, kui veel seda ei ole teinud. Tähendab palju. Ja varsti teeme ka in the bag video teile kõigile vaatamiseks. Aga olge muhedad ja näeme rajal.